Väga tihti tuleb töös ette selliseid olukordi, kus juba olemasolevate andmete tabelis on vaja kas juurde lisada või siis just ära kustutada mõni tulp või rida. Oletame, et sellest ilusas väikses tabelis siin ma tahan ülearused read ja tulbad ära kustutada. Mulle tundub, et siin üleval on 2 rida ülearused, siis ma märgin selle rea siit rea päises ära, terve rida on märgitud ja nüüd vajutan hiire parema klõpsuga. Rippmenüü tuleb lahti ning siit valin kustuta, delete. Vajutan kustuta ja näete, see üks rida ongi mul täiesti ära kadunud. Kui mulle see tegevus ei meeldinud, ma võin võtta tagasi selle vajutades Ctrl+Z või siis kasutada seda tagasivõtmise nuppu siit ülevalt servast. Kui ma aga tahan mõlemat rida korraga ära kustutada, ma märgin mõlemad read siit päisest ära ja vajutan delete ja ongi minu ülearused 2 tühja rida ära kaotatud. Samamoodi käitutakse ka tulpadega. Märgin need 2 tulpa siit servast ära. Jällegi rippmenüü parema hiireklahviga teen lahti ja vajutan siit delete. Ja nii lihtne see ongi. Sama asja saab teha aga ka siit nupuribalt. Näete need 2 lisamise nupp ja kustutamise nupp. Nii et kui mulle see hiire rippmenüü ei sobi, ma võin lihtsalt märgistada ära need 2 rida ja ütelda kustuta need pesad või kustuta terved read või hoopiski siin on võimalus kustutada terve tööleht. Meie kustutame read. Näete, kustusid ära. Samamoodi märgime ära tulbad, mida me tahame kustutada. Läheme siia nupu peale ja näete, võimalus kustutada tulpasid. Nii. Aga nüüd vastupidi, kui mul on näiteks vajadus siia tabelisse lisada veel üks tulp, ütleme, et mul on andmeid tulnud juurde siia, ütleme, kassa 3 ja kassa 4 vahel, tahan siia 2 tulba vahele lisada veel ühe tulba. Siis jälle lähen, märgin ära siit ülevalt tulba, mille ette ma tahan uut tulpa lisada. Jällegi siis vajutan hiire parema nupu alla ja rippmenüüst valin lisa, insert. Nii, ja tekibki uus tulp siia ette, kuhu ma saan oma uued tekkinud andmed sisestada. Kui mul on vajadust aga siia, ütleme siia kassa 4 ette 2 tühja tulpa tekitada, siis selleks märgistan ära 2 tulpa ja jällegi rippmenüüst valin lisa, insert ja tekib siia ette 2 tulpa. Nii et nii mitu tulpa sa eelnevalt ära märkisid, nii mitu tulpa ka siia ette tekib. Nii, ja ridadega on täpselt samamoodi. Kui mina märgin, ütleme, et ma märgin siin 3 rida ära, vajutan parema klahviga, ütlen lisa, siis tekib siia ülesse 3 uut rida, täpselt nii palju, kui ma enne ära märkisin. Meeles peab ainult pidama seda, et read lisatakse alati ülesse poole ja tulbad lisatakse alati vasakule. Ja muud keerulist ei olegi. Ja lisamise käsud leiab täpselt samamoodi ka siit nupuribalt. Ütleme, et ma tahan siia lisada midagi, märgime ära selle tulba, kuhu me tahame tulpa lisada, ütleme, et lisatulp, lisaski, kustutame ära. Ja siis jälle reaga täpselt samamoodi ütleme, et lisa rida, lisab rea ja jälle vastupidi kustutame ära. Täpselt samamoodi nagu Excelis saab lisada tulpasid ja saab lisada ridu, on võimalik lisada ka üksikuid lahtreid. Ja oletame, et ma tahan siia keskele paari üksikut lahtrit. Ütleme 3 lahtrit. Siis märgin need lahtrid ära. Jällegi rippmenüüst vajutan lisa, insert.
ja nüüd selle peale tuleb lahti selline dialoogi aken, mis ütleb, kas ma lükkan olemasoleva informatsiooni need paremale, alla või lisatakse siia ette terve rida, ehk siis antud juhul, kui mul on 3 lahtrit ära märgitud 3 rida või terve tulp. Proovime need 2 esimest vähemalt läbi. Esimene lükkab informatsiooni paremale ja näete, kogu tabeli sisu lükati siis 3 lahtri ulatusest paremale. Võtan tagasi, Ctrl+Z, jällegi vajutan rippmenüüst lisa, seekord tahan alla lükata oma tabelit ja võtan OK ja näete, 3 lahtri võrra lükati siis eelnev tabeli sisu allapoole. See on päris kihvt võimalus Excelis. Lahtrite lisamise juures tuleb aga olla tähelepanelik. Nimelt antud juhul see tabel siin ei ole mul mitte mingil moel vormindatud. Ma märgin selle ära, teen hästi kiiresti ühe tabeli vormindamise. Nüüd on mul selline ilus värviline triipudega tabel olemas. Kui ma proovin nüüd sellises vormindatud tabelis täpselt seda sama asja teha, et ma tahan, et need andmed oleksid allapoole või paremale lükatud, lähen siit Insert, siis enam seda teha ei saa. Sellises vormindatud tabelis lubab Excel siis kahjuks ainult terve tulpa lisada. Näete, lisab kas terve tulba, võtan tagasi, või teine võimalus lisada ridu, eks ju, vastavalt kuna mul oli 3 lahtrit ära märgitud, lisab ta ka 3 rida. Ning nüüd viimase asjana räägin sulle veel tulpade või ridade peitmisest. Nii mõnigi kord võib olla selline soov, et mõni tulp võiks olla ära peidetud, mitte küll ära kaotatud või kustutatud, vaid just nii-öelda esimese pilgu eest kaitstud. Ütleme, et ma tahan siin tulba C tahan ära peita, siis lähen jällegi selle tulba päisesse, vajutan parema hiire klõpsu ja valin siit Hide, ehk siis peida. Ja ongi minu tulp kadunud. Kui ma kuskil klõpsu teen, siis näete, minul on siin kassa 1, 3, 4 ja 5. Kassa 2 on ära peidetud. Ja kui nüüd tähelepanelikult vaadata nende tulpade päist, siis näete, B tulbale järgneb tulp D, seega siin nende 2 tulba vahel on mul siis olemas veel üks tulp, aga see näitab, et ta on kuskil varjus mul. Et ma seda tulpa jällegi näha saaksin, siis pean ma selleks valima mõlemad tema naabertulbad, ehk siis B ja D korraga. Valin ära mõlemad tulbad, lähen rippmenüüsse ja nüüd ütlen siit Unhide, ehk siis too uuesti nähtavale minu tulp, et ära peida enam seda. Täpselt samamoodi käib ka ridade kohta. Ütleme, et kella 12 tööaja graafiku rea ma peidan ära. Tabel on nüüd 1 rea võrra lühem ja kui ma tahan seda uuesti nähtavale, siis märgin tema naabrid ning ütlen talle, et ära enam peida. Ja ongi valmis.